põllupäevik. Tere kuulama järjekordset Baltic Agro põllupäevikut. Täna on 18. märts ja aasta 2025. Õues väljas on suur kevad kohe saabumas ja esimesed välitööd tulemas kohe tulebki hakata taimede eest hoolitsema. Raske talv selja taga ja taimed tahaksid süüa saada ja sellepärast siis ongi tänase salvestuse nagu teemaks taimede toitumine, mis sellel alal on uut, mida me oskame soovitada, mida me oleme eelmistest aastatest õppinud. Ja meie vestlusringis on siis Marek Linnutaja, Yaara Eesti tegevjuht. Tere Marek! Tere! Ja Mihkel Salum, Baltic Agro põlluväetiste tootejuht. Tere Mihkel! Tervist! Ja mina siis Margus Ameerikas, Baltic Agro arendusdirektor ja sissejuhatuseks võib-olla siis vaatamegi kõigepealt seda, kuidas on üldse muutunud meil Eestimaal taimede toitumise olukord, et kuidas viimase mõne aastaga on asjalood muutunud ja võrdluseks siis võib-olla ka mõnikümmend aastat tagasi, et mõlemad oskate kindlasti kommenteerida. Mihkel, sina võib-olla ütle kohe, kuidas need viimased paar aastat on läinud? Viimase 5 aasta jooksul on väetiste kasutamine vähenenud. 5 aastat tagasi Eestis kasutati tonniliselt võttes siis kuskil üle 300 000 tonni väetist. Täna oleme kuskil 230-240 000 tonni. Põhi oli siin 2-3 aastat tagasi, kus napilt üle 200 000 tonni väetist kasutati. Nii et jah, see tipu ja põhja vahel oleme praegust. Ja mis need peamised põhjused olid siis sõda Ukrainas või majanduskriis? Võib-olla see mitte, aga ja siin ju 4 aastat tagasi olid need hinnad kole kallid. See tõmbas väetise kasutamist ja ostmist kõvasti maha. Ja ju siis ikkagi põllumees on ikkagi ärimees, ta võrdleb nii-öelda väetise vilja suhet ja need ei ole olnud nii head, nii atraktiivsed. Ja Marek, analoogia on siis ka mujal või Yaara poolt vaadata naabermaades ja no päris nii see ei ole olnud, et kui me nüüd võtame selle, mis Mihkel ütles, siis seda kummastavam see nii-öelda kukkumine on selle poole pealt, et kui me võtame taliviljade osakaal on Eestis suurenenud. Mis tähendab seda, et kui meil on talivilja pind on siin läinud rohkem kui üle 50%, osadel meestel siin 75-85%, mõned teevad isegi täitsa 100, siis selle järgi peaks ju olema nagu väetiste kasutamine veelgi suurem, sest proportsionaalselt taliviljadele me teame kasutatakse natuke rohkem. Et kindlasti on sellel see sama sõja tagajärg, mida Mihkel küll ütles, et siin mingit mõju ei olnud, aga need hinnad, mis ikka vahepeal üle 1000 läksid tonni, et see ikka pani korraliku põntsumeestele ja pärast seda hakati, ma ütleksin niimoodi, et see tõi nagu mehed 2 jalaga maa peale tagasi ja hakati rohkem vaatama, et mina ütlen nii, et Eestis on juba see rohepööre ja selline nii-öelda väetiste kokkuhoid on juba toiminud ja majandus oli selle jaoks üks parimaid põhjusi, et miks seda üldse teha. Et enam ei kasutata nii laia käega võib-olla kui vahepeal siin 5-10 aastat tagasi tehti. Üha efektiivsemaks tegelikult siis võib öelda, et on asi läinud, aga Mihkel on ju nii, et ka me siin ütlesime mõned aastad tagasi, et tuleb fosfor, kaaliumi holiday, et oligi siis nende vähenemine kõige suurem, jah? Ja viimasel sel 3-4 aastal, ma aasta tagasi eelmisel 2024 talveseminaril näitasin seda, milline see kasutamise struktuur on, et siis vähenemine lämmastikväetiste osas oli nagu väike, aga kõige suurem langus oli just PK ja NPK väetiste kasutamises, ostmises. Et analoogia siis nendele eelmistele majanduskriisidele, kui oli aasta 2008-2009, täpselt sama juhtus, oli Vene kriis siin sajandi lõpus 98-99 jälle samamoodi, et näpu otsaga pandi fosforkaalit ja püüti siis kogu saak saada selle lämmastikuga, ilma milleta ju taim põhimõtteliselt üldse ei kasva ja siis ülejäänud siis nagu mullavarude arvel saada. Ja kui olukord paremaks läheb, siis jällegi saab ka mulda tasakaalustada jälle. Ja kui sinu küsimusele nüüd Margus vastata, siis ütlesid lähipiirkonnas, ütleme nii, et Läti ja Leedu jälgisid sama trendi nagu Eesti, et need ka kukkusid, aga Põhjamaad, pean siin
silmas siis Soome, Norra, Rootsi ja Taani, need püsisid siiski suhteliselt stabiilselt, et nende majandus oli ka natukene stabiilsem ja nendel sellist rasvakiht tugevam. Ja sellist kukkumist nendel ei olnud nagu siin. Ja. Aga samas, kui nüüd jällegi võtta ka veel pikemat ajavahemiku võrdluseks, siis tegelikult me ikkagi kasutame ju 3 korda vähem täna põldudel väetiseid kui nõukogude ajal. Nii et tollel ajal olid toimaines sama suured kogused, kui Mihkel sa ütlesid meil siin füüsilises koguses praegu. Jah, ja noh, ega siia võib kõrvale tuua ka see, et ikkagi viimasel siin 5-6 aastal on ju põllumehed ju hakanud kasutama ka läga oluliselt efektiivsemalt kui varasemalt, rääkimata siin nõukogude ajast. Jah, kuigi loomi on hulga vähem, aga nad on see kõik, mis sinna mulda paned, läheb taimesse ja moodustub saagiks. Räägime siis ka käesolevast hooajast, et kuidas siis üldse väetiste müügid on läinud ja mida uut seal taimede toitumise rindel siis sellel hooajal on kuulda, et sa juba ütlesid, et tehakse efektiivsemalt orgaaniliste väetiste kasutamist, aga see koos kombineerimine ja kõik need uuemad võtted, mis te nende kohta oskate praegu öelda sellel hooajal midagi erilist? Mina selle, ütleme, põllumeeste ostukäitumise osas saan seda öelda, et põllumehed alustasid ostmist selleks hooajaks nagu tavapäraselt, eks ole, juba eelmisel suvel, aga see ostutempo oli kindlasti madalam kui eelnevatel aastatel ja siin on nagu 2 põhjust ilmselt. Esiteks 2 aastat enne seda tulid väetiste hinnad kevadel allapoole võrreldes siis ütleme oktoober-novembri tasemetega, kus on nagu põhiostmine. Ja teine põhjus on ikkagi see, et see taliviljade nagu küllipinna suurus, see juba tegelikult eeldab seda, et jäetakse ikkagi osa mahtudest nagu ostuotsus nagu ikkagi kevadeks, kui on talv möödas. Et jah, muud sellist eripärast nagu ei oskagi mina nagu välja tuua. Aga nii väga ligilähedaseltki, kas oskad öelda, kui suur protsent on tänaseks juba meestel väetiseid käes ja kui palju veel nagu oleks vaja kätte toimetada, et no käes, võib-olla räägime niiviisi, et ostetud on ilmselt 85-90% vajadusest, et ikkagi siin 10-15 on kindlasti veel lahti, aga käes on ikkagi oluliselt vähem, võib-olla siin 75%, sellepärast et paljud kaubad on veel teel ja see on ka selles mõttes ka tulem sellele, et kui ostuotsus jätta hilisemaks, siis kaasnevadki riskid ja hetkel me natukene maadlemegi selle logistikaga. No see on isegi hästi ju see protsent, et kui me siin alles rääkisime taimekaitsest, siis seal oli ainult 10% tooteid käes ja väetistel on väga suur füüsiline kogus, mida on vaja vedada ja laadida, nii et siin ma just kartsingi, et äkki kas me üldse jõuame veel nüüd, et kui juba selline kogus käes on, siis ma usun, et oleme omadega mäel, et praegu esimeseks väetusringiks on arvatavasti kõigil juba midagi olemas, et mis see esimene ring siis üldse võikski olla, sest kohe läheb ju väetiste laotamiseks on ju 20 märts, kui seaduse järgi juba on lubatud, nii et see ongi nüüd kohe ju käes. Aga ega siis tuleb ka ilma vaadata, et sellise poriga ikka põllul ei lähe, et peab põld ka tahenema ja taim natuke ikkagi kasvama hakkama, et mis teie soovitus oleks, Marek, millise esimese tootega nüüd minna, et kas puhas lämmastik või NS või ka kompleksväetis? See on väga hea küsimus, seepärast, et nii palju kui Eestis on põllumehi, nii palju on selle koha pealt ka erinevaid arvamusi, et mina võin rääkida ikkagi seda, mida me oleme siin viimaste aastate jooksul näinud, et kui selle Mihkli eelmise jutu lõppu öelda niimoodi, et tõepoolest mehed jätsid ka mingisugused ostud just selle pealt, et näha, kuidas talvitumiselt taim välja tuleb, kui palju sealt tal ellu jäänud ja sellepärast mingid otsused lükati edasi, et äkki peab midagi ümber külvama, kui palju jätta suvivilja alla veel ja panna, et mingi kogus on võtmata. Ja siin ma julgen küll nii öelda, et kui me vaatame selle seisukoha pealt, mida me oleme maale toonud siia ja mis ladudes olemas on, siis NPKD olukord hakkab varsti ikkagi juba jõudma sinna nagu lõpusirgele, et ega neid väga ladudes varus ei ole. Et lämmastikuga on olukord parem ja selle koha pealt kindlasti ma arvan, et selle aastal hätta ei jääda.
aga nii nagu Mihkel ütles, et päris viimase hetke peale neid otsuseid jätta ei ole mõistlik. Nüüd kui selle sinu küsimusele, et millega esimese ringiga minna, et siin neid nagu strateegiad on niivõrd palju erinevad, aga mida me nägime nüüd möödunud aastast ja vaata, see on üks asi, mida Eesti põllumees ka täna siin ühtedel kohtumistel, mis ma olin laua taga põllumeestega, nad ütlesid, et me ei tea ette ju selle aasta ilma. Et me ei tea, mis tuleb meil aprill, mai, juuni ja nii nagu eelmine aasta oli kogemus, kõik, kes tahtsid väga kiirelt minna ja nii nagu ikka põllumees on see, et mulla lõhneb ninna, siis on nagu hobune, paneb jälle perutades põllule ja hakkame kohe väetama. Ja tõepoolest selle nädala lõpus veeseaduse järgi võiks ju tegelikult tegema minna. Kui me vaatame nüüd mulla temperatuure ja mida ma olen ka jälginud, siis need on ikkagi siin 2-3 kraadi juures tihti peale öösiti kukuvad nulli ja ka taimed ei ole veel ärganud, nii et ma usun, et need, kes siin ka üleval pool otsa peal, kes ütlevad, et muld läheb juba kuivaks ja ei tea palju seal niiskust on ja nii edasi, et tegelikult järgmine nädal ma olen paljudelt kuulnud, et plaanitakse minna. Nüüd, mis see esimene kogus on? Mina ütleks, et siin peab põllumees kindlasti vaatama seda, et mis mullad tal on. Kui tal on ikkagi rasked savimullad ja siuksed, mis on pikalt külmad ja ta ei ole nüüd teinud sügisel väga suurt sellist nii-öelda NPK väetamist, siis ega siin praegusel hetkel NPK väetiseid seda PDK-d mullast lihtsalt kiirelt kohe kätte ei saa. Seal tasub kindlasti mõelda lämmastikuga minemise peale. Ja see kogus on nüüd küll see, mille üle võib jällegi lõpmatusena vaielda, et ma toon siin jälle ühe näite, mida me ka möödunud aasta kogesime siin just ja ka Jara Akadeemial rääkisime selle lahti, et kui võtta meie läänenaabreid, siis nende otsus on olnud nagu natukene teistmoodi Eesti tavapärase käitumisele. Nemad lähevad esimese ringi, kannavad selline 30-40 kilogrammi lämmastikku ainult selles külmades tingimustes ja osa, ehk siuke 80-100 kilo, see antakse ikkagi siin võrsumise lõpus enne kõrsumise algust, et seal on see, kus taim hakkab teda meeletult tarbima, kus teda anda on vaja. Ja probleem on ju selles, et täna siin märtsi lõpus olles me ei tea, kas see võrsumine hakkab pihta aprilli esimene nädal, teine nädal või alles maamessi ajal siin aprilli lõpus. Ja selle tõttu nemad nagu teevad sellise lähenemise. Eesti põllumees pigem esimese ringiga ikkagi 70-80-100 ära, pinnad on suured, ei jõua kõik üle käia, et ma arvan, et iga ettevõte peab seda vaatama, mis tal mullad on ja kui suured tal pinnad on, mida ta üle jõub käia. Ja kui tal on kergemad näiteks liivmullad, siis sinna minugi poolest NPK-ga kevadel veel peale minna täiesti õige otsus, panna ka NPK väetis, sest seal on ka lämmastikud ju täitsa olemas. Nii et kui me laias laastus ütleme, et taliviljasid väetada pealt 2-3 korda, siis üks nendest võiks vähemalt siis kompleksväetis olla. Täpselt nii. Ja kas see siis oleks esimene või teine, arvatavasti siis ikkagi esimene või teine, sest kolmas on tihti peale juba liiga kuiv maikuuses. Pigem mina loeksin ikkagi selleks esimesse ringi selle lämmastiku ja NPK koos, et on ta siis päevase 2 vahega, aga see on ikkagi esimene ring, et tasub mõlemaid anda, sest tihti peale nendes kompleksväetistes seda kogust ei pruugi päris kätte saada, mida lämmastikumehed tahavad anda. Sõltuvalt siis kindlasti ka sellest, et mis seal põllul oli ennem tehtud, kas sinna oli orgaanilist väetist saanud taliviljade alla või kas sinna oli ka fosforkaaliväetisi antud, kui neid ei olnud antud, siis kindlasti. Ja üks suur määraja on siis veel ka see, kas oli liblikõeline eelviljaks ja muidugi ka see, et mis on üldse saagi eesmärgiks. Kui saagi eesmärgiks on kuskil 4 või 5 tonnine selline säästuversioon, siis võib-olla tõesti ei maksagi algul kiirustada ja oodata ikkagi seda korraliku vegetatsiooni algust. Aga kui tahaksid ikkagi rohkem üle 6, 7, 8 tonni või ka 10 tonni saada, siis tuleb ikkagi algul ka juba taimele midagi anda ja jaotada siis andmine vastavalt kasvuoludele ja taime arengule. Nii et siin vana põllumeeste tarkus ju, et sööda ikka seda lehma, kes piima ka annab ja nii ka siis taimede puhul, et toida ka seda põldu, kus korralik taimik on ja kust sa ka midagi saagina tagasi saad. Et nüüd veel see jutt, kas puhas lämmastik või väävliga, et see on ka ju alati selline, et kas on Mihkel mul õigus, et see üks suurimatest muutustest, mis meil taimede toitumise praktikas ongi toimunud, ongi see, et kui meil oli veel 20 aastat tagasi ainult ammooniumnitraat või puhtad lämmastikud, siis nüüd on suuremas osas ikkagi NS-väetised. Ja, minul läheb Baltic Agros 18 aastat tööd ja tõesti seal
võib-olla 15 ja enam aastat tagasi, siis oli ikkagi kogu lämmastikest oli seal 90, võib-olla 80, aga suur enamus protsenti oli ammoniumnitraat. Ja nüüd täna on ikkagi olukord selline, kus kogu Eestis tarbitavast lämmastikväetistest ikkagi AN moodustab ainult seal äkki 25-30%. Võib-olla ma natukene panen mööda, aga suur osa on erinevatel NS-väetistel. Ja Marek, missuguseid NS-väetiseid ka teil on ju väga erinevaid, mida te pakute? Ja Jaara valik on ju tegelikult on väetiste poole pealt, kui me räägime nüüd lämmastikust, eks ole, siis lämmastikväetised on meil minu meelest täiesti piisav valik, sest meil on nii-öelda meie, nagu öeldakse, sool ja leib, mis peab kapis olema aksensulfon, üks siis teraviljadele, teine siis rapsidele, need on meil kogu aeg olnud valikus aastaringselt ja sellel aastal ma võin küll tunnistama, Mihkel, et sellel aastal AN-i kogused on jällegi tõusnud natukene kevadiste ostudega, kuna tema hinnasuhe on olnud natukene parem võrreldes viimaste aastatega, aga igal juhul me püsime nii-öelda selle lämmastik koos väävliga kontseptsiooni juures, et kuskilt peab see ka väävel tulema, et kas siis seda antakse kuskilt, ma ei tea, magneesiumsulfaadiga või millegiga juurde, et sellest kindlasti puuet ei saaks sinna tekkida. Ja võib-olla kõige suurem muudatus, mis on, et Jaara siis mina ütlen, et minu ajaloo jooksul esimest korda selle 8 aasta jooksul, mis ma olen Jaaras, tulime ka uue lämmastikväetisega turule, mis on siis kaltsiumnitraat. Ehk siis meil nii-öelda kaubanimega on ta Fast N ehk kiire lämmastik ja see on siis see, mida on mõeldud sinna lipulehe faasi ja sealt edasi nii-öelda just proteiini ja väga heade põldude peale anda, nii et seda Fast N ja kaltsiumnitraati, mis siis on ülikiire omastamisega 15,5% lämmastikus ja ta on ka praegusel hetkel Eesti kõige odavam lämmastik, ütlen tonni nii-öelda ja hektari kohta, nii et seda tasub põllumeeste täitsa mõelda. See on ju tahke. See on granulväetis ikkagi tahkena. Kui me siin aastaid oleme soovitanud lehe kaudu pritsida lämmastiku karbamidi või mingi vesilahusega, siis põhimõtteliselt sama asja saab ka tahke selle kaltsiumnitraadiga ja kui ikkagi hinnavahe, see preemia kvaliteedi eest on selline, mis seda tasub teha, siis miks mitte? Kindlasti tasub mõelda, sest et kui me võtame see kaltsiumnitraat on ju ülikiiret liikuv 95% nitraat lämmastikku, see läheb nii-öelda nagu mehed laua taga ütlevad, läheb kohe latva, nii et toimib väga hästi. Ütle veel korra üle, mis kasvufaasis siis ja kui palju? See on ikkagi lipulehe, me räägime 37-39 lipulehe faas on andnud ta kõige parema tulemuse just nii saagi juurde kasvalt kui ka kvaliteedi poole pealt, aga kes siis puhtalt kvaliteeti tahavad minna, siis võivad isegi seal enne õitsemist veel sellega teha, nii et ja ka pärast õitsemist, et ta tõesti liigub. Kuna tal on 15,5 on tal lämmastiku sisaldus, siis mina ütlen niimoodi, et alla 200 kilo füüsilist siis ei tasuks panna, et siis saab 30 enni nii-öelda kätte, aga pigem kui me võtame rootslasi, kus nad tahavad tõesti proteiini ülesse viia, siis see on 300 kilo ringi, siis on 45 enni, et see on selline, millega võiks täiesti arvestada. No selge. Ja Mihkel, see on ka meil täiesti olemas. Ja kõik Jaara tooted on meie tooteportfellis ka ja täitsa saadaval ja kas huvi pärast lihtsalt, et mis turul veel toimub, lisaks Jaara väetistele erinevaid lämmastikke kindlasti pakutakse palju, sest lämmastik on ju meil, kas 2/3 ikkagi meie väetiste kogustest on lämmastikväetised või enam-vähem? Või mis see suhe võiks olla praegu? Tegelikult, kui ma võtan praegu, meil Jaara käes on ju praegu enam-vähem pool Eesti turust ja ma näen selle väga ilusti ära, et tegelikult NPK-de osakaal on olnud päris ilus viimastel aastatel, 40% on meie toodetest olnud NPK-d ja 60% lämmastikku. No siis ma väga palju mööda ei öelnud. Ilusti balansis on. Ja mis huvi pärast lihtsalt, Mihkel, neid teisi tooteid, mis turul veel pakutakse, siin vahepeal oli ju kuulda igasuguseid Vene lämmastiku väetisid kuskilt Mongoolia või Kasahstani kaudu ja no need ja nii-öelda registris oli neid ju palju ja palju. Jah, aga mina isiklikult ei ole tegelikult kohanud Eestis nagu Vene tooteid ausalt öeldes. Ma kogu aeg jälgin küll väetise registrit ja aeg-ajalt sinna mõned satuvad, aga mina tõesti ei ole näinud. Ma tean, et Vene väetised liiguvad hästi palju Euroopas, nii et me Baltikum ja võib-olla Skandinaavia on siin kindlasti kohe ühel pool nii-öelda
sellist väärtussüsteemi, aga ainuüksi Poola, Saksamaa, Itaalia, väga palju vene väetised liiguvad, aga Euroopa seaduste järgi nad küll keelatud ei ole, sanktsioonide all ei ole väetised, aga sellegi poolest siis me oleme nagu ise otsustanud, et me ei toeta seda sõjapidamist seal ja siis meie turule nad meie kaudu vähemalt ei jõua, et kui kuskil keegi pakub, siis see on nagu poolenisti alt hõlma. Aga jah, et paljud on vähemalt püüdnud sellega siis nagu äri teha. Kui me rääksime nüüd lämmastikväetist, aga räägime siis ka kompleksväetistest või NPK-dest või ka fosforkaaliväetistest, mis seal siis uuemat on, et meil vanasti oli päris palju erinevaid retsepte, kas see retseptide hulk, Marek, on vähenenud, kas see on väike kokkuhoid tootjal, see on ju selge, et mida rohkem retsepte, seda keerulisem teha ja logistika ja kõik nii. Selles mõttes sul on Markus õigus, meil on jäänud ainult 4 NPK-d meie valikusse, et ma tõesti olen seda tooteportfelli kokku tõmmanud. Ja küsimus ei ole pigem niivõrd tootmises, toota on need siiski võimalik lihtne ja mitmetel eri turgudele neid toodetakse, aga see teine pool, mida sa lausest ütlesid, logistika, ladustamine, kohale toomine, laojäägid, erinevaid palju segmente, et see tõepoolest teeb selle asja palju kulukamaks ja jällegi lõpptarbijale põllumehele kulu on suurem. Et me eelmine siis ütleme 2 hooaega tagasi tegime selle otsuse ära, et me viime osad tooted meie portfellist välja, jätame sisse sellised, mis peaksid ära katma Eesti põllumehe kõik vajadused, ehk siis meil on 2 madala lämmastiku sisaldusega, pean silmas siis seal, kus hakkab number 10-ga. See oleks siis lämmastik alla 10, see on siis liblikõielistele ja taliviljadele. Täpselt nii ja seal on siis üks toode, millel on siis kaalium hästi kõrge ja teisel on siis, kus on fosfor suurem nii-öelda nendest 10 tootest. Ja siis on 2 kõrgema lämmastiku, millel üks algab siis numbriga 18 ja teine 21 ja seal on jällegi siis nii-öelda lämmastiku valiku võimalus ja seal on ka üks on prillitud versioon ja teine on siis nii-öelda granul versioon, mida võimalik erinevates külvikutes kasutada. No loomulikult ta lendab igal pool 36 meetrit ka, nii et sellega ei ole küsimust, aga me usume, et need valikud peaksid nagu Eesti põllumehe ära katma, et loomulikult leidub neid, kes ütlevad, Marek, nii kaua, kui sa Triple Wheat Tastika turule ei too, ega sa ei ole mingi tegija nii, mida Vene aegadest on harjutud kasutama, et sinna me ei ole kindlasti tahtnud ronida. Et need läheksid siis suviteraviljadele, suvirapsile ja taliviljadele pealtväetiseks? Mina ei ütle, minu jaoks on see väljend nagu, et suviviljade väetis ja taliviljade on nagu iseenesest juba selline vigane lähenemine, et ma ikkagi võtaksin esmajoones aluseks mulla, et mis on sul, kas on rasked või kerged mullad sellest lähtuvalt ja sealt lähtuvalt võib olla ka näiteks, kui me võtame selle sama 21-40, mis on siis meie uus elementidena nimetatud toode, vana oli tal 21-8-12, et siis seal on ka näiteks polüfosfaadina on fosfor sees, mida on jällegi natuke rohkem liikuvam ja pikema aja jooksul kättesaadavam. Et seal peab vaatama, et kui sul muidu on näiteks üksed savikad mullad, mis seda seovad, siis võib-olla tasub hoopis seda väetist võtta, et siin tuleb natuke ikkagi sisusse ka süübida. Et ma usun, et need kõik jaaraväetised sobivad kasutamiseks nii sügisel kui kevadel, pigem vaata ikka eelkultuuri ja mullastikku. Selge see, et siis tuleb kombineerida, aga et kui me nüüd puhtalt ainult mulla analüüside järgi tahaks, siis meil tuleks 10 erinevat retsepti vajadust ja ma mäletan, et kui me nende mulla analüüsidega alustasime, siis me kunagi tegime ka Estonias erinevatel põldudel kõik need mulla analüüsid ära ja siis seal see agronoom vaatas ja kratsis kukalt, et kuule Margus, et kui me kõik nüüd teeme sinu ütlemise järgi, siis me lõpetame kevadkülvi jaanipäevaks. Nii et ikkagi kuskil on selline optimum, nii nagu sa nüüdki oled öeldud, et ainult 2 retsepti sinna kevadeks või 4 kokku, aga Mihkel, meil on ju ka teisi väetisi siis lisaks jaaraväetistele. Jaa, aga eks see, mina ise nagu põllumehe vaatest ütlengi, et see nii-öelda retseptide vähesus, see ei ole hea, eks ole, aga see on ka tihtipeale paratamatus, et kui me räägime nagu sellisest Balti turust ja siin toimub täiesti, kuidas ma ütlen, suur konkurents, siis
mis on nagu muutunud väetise ostmisel, on see, et kui varasemalt osteti selliste väikeste partiidena 2-3 tuhande tonniste laevadega Euroopast ja samasugused kogused ka Venemaalt, siis nüüd ikkagi et olla konkurentsis ja saada seda võimalikult paremat hinda, sa pead ostma 10-15 tuhat tonni, ma räägin nagu Baltikumi peale ja see on ka omalt poolt siis toonud kaasa selle nii-öelda põllumehe vaates negatiivse trendi, et neid valemeid on vähemaks jäänud, aga kõik on nagu nii-öelda see hinnasurve ja kulusurve on nii suur, et selle tulemusena siis nii-öelda see valik on jäänud väiksemaks. Kui nüüd muudest toodetest rääkida, siis meil on nagu ikkagi ka olemas neid nii-öelda üheelemendilisi nii-öelda, mina nimetan neid tooraineteks, eks ole, et puhas kaalium, mapp ehk siis fosfor, et see on ka alati nii-öelda valikus kõrval olnud. Kaalium Saksamaa tootjatelt. Kaaliumit on nüüd niiviisi, et puhas kaalium on meil Kanada oma, aga meie selline staartoode on kornkaali, kus on siis kaalium pluss väävel pluss magneesium ja see on siis Saksamaa suure tootja Kaliumsalts toodang. Nii et kus ikkagi tead, et mulle analüüside järgi on kaaliumist väga suur puudus või ka siis fosforist, kuigi meil Eesti mullad väga fosforivaesed ei ole, siis miks mitte sellist, inglise keeles ütlevad single väetist kasutada ja siis viia see mulla sisaldus nii-öelda keskmiseks ja siis edaspidi kasutada jälle kompleksväetist. See on ju täiesti võimalik. Kindlasti, Margus, ja ma ütleks, et ikkagi jällegi lähtume kultuurist, et räägime talirapsist, räägime rohumaadest, me teame, nad on suured kaaliumi tarbijad, sinna on vaja teda rohkem anda ja seal tõenäoliselt tulebki single elemendiga nii-öelda juurde anda. Et see on nagu paratamatus, sest muidu sealt ikka suuri saake ei võtta. Aga meil siin vahepeal juba lipsas läbi see triple 16 või 15, 16, 15, kas seda me see aasta ei paku? Pakume küll, see meil ikkagi ka tootelistis on ja seda me müüme. Mis ta nagu, mina nimetan plussid ja miinused. Miinus on see, et seal lämmastik on ikkagi ainult väga ühekülgne ammooniumlämmastik, ehk siis seal kiiret, erinevalt Yara NPK väetistest seal kiiret lämmastikku ei ole. Plussiks on see kõrge väävel, et kombineerida ammooniumnitraadiga, saavad põllumehed suhteliselt sellise rahuldava tulemuse. Ja kuidas see füüsiline graanul on väga okei, lendab ka ilusti ja... Vot siin ma nüüd aus vastus on ei tea, sellepärast, et siin on, kuna see on selline Baltikumis suhteliselt populaarne valem, siis siin on ka tootjaid mitmeid, nii et mõne toote granulatsiooni ja füüsikalisi omadusi ma ei ole oma silmaga näinud, ainult pildi peal, nii et neid tootjad on näiteks, mina tean siin konkreetselt neli erinevat tootjat. Kust kandist meil sellel aastal tuleb siis? Meil oli Maroko oma, siis on hetkel müügilistis Leedu endise Arvi tehase toodang ja Läti LV Agro toodang, nii et ja on pakutud ka Poola sarnast toodet. Et kui vanasti sai öelda, et väetisi tuli meil igast ilmakaarest, põhjast, lõunast, idast, läänest, siis praegu enam ida poolt ei tule, aga tulevad ülejäänud 3 kandist Yara tehased Soome poolt ja lõunast, Poolast, läänest, erinevatest tehadest. Lämmastike juures mul jäi küsimata, eelmine aasta me tõime USA-st lämmastiku, kas sellel aastal nüüd see jäi toomata? Ja selleks hooajaks ei saanud sellist kokkulepet ja eks need sellised üle transatlantilised diilid, eks need sõltuvad siis sellest, mis momendil just maailmaturul nagu, mis olukord on ja hetkel need asjad
ja hinnad ja kulud ei läinud nagu klappima ja tegelikult pakuti küll, aga see tarneaeg oleks olnud väga hilja seekord, alles siin aprilli lõpp, mai algus ja hind ei olnud ka atraktiivne, nii et. Aga et need kogused, mis meil praegu veel põllumeestel puudu on, et need on põhimõtteliselt sul nagu läbi räägitud ja need on veel kõik juba tulemas, nii et siin midagi lahtist enam ei ole. On ikka lahtist, on ikka mõned tooted, mõned kogused, mõned ja partiid on ikka lahtised ka, aga eks see ongi igapäevane töö ja mida mina kardan, ongi just seda järgmisel nädala sooja ilma, aga me teeme endast kõik oleneva, et ikkagi jõuaks põllumeestele võimalikult kiirelt need vajalikud toitained kohale. No soe ilm jõuab nüüd meile alles praegu kätte, aga Lõuna-Euroopas on kindlasti esimesed ringid juba ammu tehtud ja tööd juba selles mõttes ühel pool ja selline suur paanika vast juba möödas. Ja nii ta on, aga see oli ka see üks tingimustest või põhjustest, miks selle aasta kevadel mingisugust hinna alandamist või pigem vastupidi hinna tõus jätkus, sest allpool läks tarbimine lahti ja kuna nõudlus oli taga, siis turult oli nõudlus peal ja tõepoolest, nagu sa ütlesid, et nii Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa läksid kõik juba väetama ja need kogused, mis sinna võeti, põllumehed jätsid samamoodi päris palju viimase hetke peal otsuseid, tekkis järsult nõudlus taga ja enam polnud mingisugust põhjust siin kellelegi hindasid alla lasta, et ma usun ka, et need põllumehed saavad sellel aastal ikka väga valusalt vastu näppe, kes 2 viimase aasta, mida Mihkel algus ütles, et see kevadene hinna kukkumine tekitas sellise tunde, et küllap kukub 3. aasta veel ja ütleme nii, et me siin ka teie enda pealiku Antsuga rääkisime mingil hetkel tagasi sellest, et tegelikult oli ju suvest kuni praktiliselt jõudini pool aastat olid väetise hinnad praktiliselt stabiilsed. 10 euro sees kõikumist praktiliselt ei olnud ja siis sellest hetkest on tänaseks pea 100 euro juurde olnud. Et see on ikka nagu puhas oma hooletus, et sa riski, kui sa ei jaganud ja midagi kas suvel või sügisel ära ei ostnud, no siis tuleb ainult ikkagi 10 eurot maksta ja peegel osta ja ise sinna peeglisse vaadata. Siin on ikka riskide hajutamine väga oluline ja et õigel ajal ikkagi selle ostu saad ära teha ja hinnad lukku panna. Ma võin siin positiivse poole pealt ikkagi nagu lubada, et toitained on olemas. Et kellel nüüd midagi väga vaja on, saab, aga ma ütlen, et see valik on oluliselt väiksem ja loomulikult, Marek võttis selle teema ise üles, hinnad on ikkagi kõrgemad kui oktoober-november, oluliselt kõrgemad. Eks ta siis kipubki nii olema, kes varem oma tellimus ära teeb, siis saab valida ja viimastele jäävad siis laojäägid. Aga kiidame siis ikkagi ka meie põllumehi, et meie taimede toitumine on hulka professionaalsemaks muutunud, nii nagu me siin alguses juba rääkisime statistika numbritest, et kasutame hulka vähem, 3 korda vähem väetiseid kui nõukogude ajal, aga samas me toodame 3 korda rohkem põllumajandussaadusi oma põldudelt kui tollel aastatel 90-ndatel, et mis selle siis tagand on, et taimede toitumise juures on meil üks selline huvitav nagu reegel nagu 4 õiget, 4 R-i right inglise keeles siis, et me annaksime taimedele siis õiged toitained õigel ajal, õiges koguses ja õigesse kohta, et kuidas te seda kommenteerite, Marek, sa oled ju ka nüüd palju põllumeestega ringi liikunud ja nendega koostööd teinud, et ma usun, et ma ütlen õigesti, kui nad on väga professionaalseks muutunud ja need reeglid ikkagi peetakse igapäevaselt väga hästi silmas ja sealt see efektiivsus tuleb ju. Järjest paremaks läheb ja mehed tõepoolest, mul on hea meel, et Eesti põllumees on olnud selline usin õppija ja mitte selles mõttes selline lihtsalt, nagu öeldakse, rumalalt silmalt kinni, et ükskõik mida ta kuskil välismaal näeb, et ta teeb kohe järgi, vaid ta ikkagi mõtleb selle läbi, adapteerib meie tingimustesse ja seda ma olen nagu näinud, aga selliseid uuemaid asju, toome kas või selle sama NPK-de kasutamine, kui me lähme 10 aastat tagasi, oli põhimine ikkagi sügisel NPK ära, kevadel ainult lämmastik. Et see jagatud kasutamine kevadel kui sügisel, see ei olnud üldse sellises mastaabis kasutamisel nagu praegu. Lämmastikväetistel juba käisime läbi, kas puhas AN või NS, jällegi on muudatus sinna tulnud. Kogused,
täpselt samamoodi, vaadatakse ja on aru saadud sellest, et ei ole vaja panna siin 200+ kilo enni selleks, et saada 10-tonniseid saake. Et mingitel muldadel seda on vaja teha ja mingitel aastatel aga on saadud aru, et ka talinisu võib väga majanduslikult, kasulikult kasvatada 106, 7, 80 kilose enniga kevadel. Et sügisena sinna muidugi loomulikult juurde. Et ma usun, et põllumees on matemaatikat hakanud paremini tegema ja teine asi ka see ajastamine, või nagu sa ütlesid, see õige koht. Et mida ma näen praegu järjest rohkem, kas või see sama meie AdFarmi nii-öelda turule toomine, mis võimaldab sul siis paiklikud väetamist muut normiga, ehk siis kuskile panna rohkem, kuskile vähem, et see on läinud järjest rohkem kasutusse, et mehed on aru saanud, et ei ole mõtet võib-olla iga koha peale panna, kus sa midagi ei saa ja teise koha peale natukene rohkem anda. Kas see on võetud päris usinasti kasutusele? On ju, Mihkel, meil ka üks oluline element on luppemine, et siis väetised efektiivselt taime poolt saaks ära kasutatud, eriti fosforväetiste juures on see ju möödapääsmatu, et oleks neutraalne reaktsioon, et ka luppemist me teeme ju nüüd juba päris mitmes aasta selliste varieeruvate väljakülvidega ja skaneerime eelnevalt need ära, nii et oled sa nõus, et see on ka kaasa aidanud selle efektiivsuse kasvule? Ja kindlasti, eks see tõde on ka täpselt sealt agronoomia õpikust pärit ja seda põllumehed nagu teavad, toimetavad. Meil minu hea kolleeg Kevin Laande tegeleb siis selle lupjamise teemaga, nii et kellel huvi, võtke Keviniga ühendust. Nüüd seda tegelikult peaks isegi võib-olla rohkemgi edasi arendama just seda happesuse poolt, sest see on eriti siin Lõuna-Eestis Viljandimaal kõva probleem. Ja me oleme ka tegelikult, mina olen vahest mõne põllumehe juures käinud, et kui ta on küsinud, et kuule, kas ma ostan sult seda või seda väetist, Jara omas, ma olen öelnud, et ma keelan sul väetiste kasutamise ära enne, kui sa pH-d endal paika ei ole saanud, et pane see kogus kõigepealt sinna, tee see paika, et ta saaks üldse omastada ja siis alles tuleme selle nii-öelda väetamise juurde tagasi, nii et igal juhul ma arvan, et seda nii-öelda soil opticsi teenust, millega ka Jara, me teeme ju väga head koostööd siin labori analüüsidega, mulla analüüsidega, et need kaardid on ju kõige aluseks, see on nii luppemise aluseks, PK väetamise aluseks, ta võib olla lämmastik väetamise, taimekaitse aluseks, et aru saada, mis mul üldse põllul toimub, see on ülioluline, et mina kutsun küll kõiki põllumehe üles, ärge tehke neid asju PRIA jaoks, tehke neid iseenda jaoks. No sama siis ka korralik integreeritud taimekaitse ju, kui seal on kõik paigas, siis saab kogu selle kalli toitaine ju kultuurtaim omale. Kui me jätame seal tööd lohakile, midagi tegemata, siis sööb selle kalli toitaine ära ka sumbrohi, taimehaigused, kahjurid või kui jätame ka kasvuregulaatori tegemata, lamandub vili maha ja ei olegi meil pärast sealt midagi võtta ja ka kvaliteet muidugi langeb. Nii et aga need asjad on tegelikult meil ikkagi väga palju arenenud ja hoopis teist pilti me näeme põldudel, me ei näe selliseid triibulisi lamandunud põldusid, nagu siin veel 10 aastat tagasi oli väga tihti autoga sõites näha. Aga me ei ole veel rääkinud võimalusest reguleerida taimede toitumist lehtede kaudu. Põhitoitained muidugi peab taim saama juure kaudu, no see on 90-95%, aga meil on alati võimalus mingi väike kogus anda lehtede kaudu reguleerimiseks sellist täiendavalt midagi. Ja Jaaral on seal ka väga palju erinevaid tooteid, et kui me teame juba ette, mis meil seal mullas puudu on, või me teame, et see kultuur midagi eriliselt nõuab kas väävlit või molübdeeni või mis kuidagi kultuuripõhiliselt või teine võimalus, siis me oleme teinud aastaid nüüd juba leheanalüüsi, kas see on juba kuskil 5 aastat tehtud või? Juba 8 läheb, Margus. Juba nii palju. Aeg lendab kiiresti. Aga see on ju üks võimalus jälle, et miks see on nii palju efektiivsemaks muutunud meil see põhiväetiste kasutamine, et kui me teadlikult teeme leheanalüüsi ära ja järgmise ringiga läheme peale juba selle tulemuse alusel ja see töötab ilusti ju sul. See toimib ja mida ma jälle ütlen, et kõik hakkab sellest mullast pihta, et kui sul mulla analüüsid on olemas ja toome näite, et kui sul mullas ikka tsinki või magneesiumit ei ole, siis jumal armustada sinna kevadeks kuskilt lihtsalt iseenesest ei ilmu, et sa saad selle järgi planeerida ka oma kevadised tööd ja ma nagu kutsun siinkohal üles põllumehed 2 asja vaadata. Vaadake iga kultuuri võtmeelemente.
et kui me võtame teravilja ja meil ongi siin tsink, mangaan ja vask ja magneesium nii-öelda neljandana, et kui me võtame need nii-öelda, ta on muidugi pool makro, need 3 mikrot, need peavad paigas olema. Et sa võid teraviljadel jätta molübdeeni tegemata või nii tähelepanu jätmata sellele, pole mingit kahju, samas kui sa jätad rapsil molübdeeni ja boori tegemata, on kohe kahju suur. Et vaata, mis kultuur sul on, mille puue hakkab kõige rohkem mõjutama ja kasuta neid asju. Ja kui nüüd sa ütled, et meil on tõesti juba lehe analüüse 8. aasta, teatud korduvus hakkab vist ka tekkima, et me võime juba öelda, et enam-vähem juba et ennustada ette, et siit tuleb selle puudus, et kas... Absoluutselt, see on meil täiesti olemas ja me oleme ka seda oma koolitustel läbi käinud ja näidanud. Nii Baltic Agro kui Yara, kui me oleme teinud, me oleme näidanud, mille puudus on, et põllumehed peaks seda teadma ilusti. Et võib-olla siis isegi need füüsilised leheanalüüside kogused, kui need ka vähenevad, et see ei olegi siis nagu nii suur õnnetus, et mehed on juba eelnevalt targemaks saanud või on siis muidu ka sellised, kes pole veel üldse teinud neid analüüse? Neid on mõlemaid ja mina ütlen, et tasub endal see pilt selgeks teha just oma põldude peal, sest ega kõikide põllud on erinevad. Naabrimehe analüüside järgi võib midagi otsustada, aga see, et naabrimehel ilus auto on, ei tähenda selle, et sinu oma sama hästi sõidab. Seda, et väga palju loodetakse nende leheväetiste peale, seda saab öelda juba ka selle järgi, et meil viljelusvõistlusel oli kuskil 48 erinevat toodet. Nii et see on isegi natuke üle mõistuse, kui palju neid maailmas erinevaid tootjaid, kõik püüavad midagi leida, võib-olla isegi need sisaldused võivad samad olla või väga ligi lähedased, aga ta on teise kaubandusnimega ja siis põllumehel on siin kaunis raske sotti saada, et mida ja kui palju, nii et selles mõttes me teeme siis eraldi podcasti vestluse meie tootejuhi Hene Kiutsoga siin lähiajal ja räägime need teemad siis veel põhjalikumalt üle, et mida, millal ja kuidas, et seda segadust natukenegi selgemaks teha. Oleme nüüd enam-vähem kõik olulisemad teemad üle käinud, Mihkel juba andis märku ka, et tooted on veel saadaval, et päris ilma keegi ei jää, et selle taha meie hea tulemus tulemata vast ei jää põldudel, loodame nüüd, et kõik, mis üle talve hästi põldudel meil vastu pidas, et peab selle keerulised olud siin ka kevadel vastu, sest on juhtunud muidugi, ma ikkagi tuletan seda meelde, et ka aprillikuuses on veel kevad mingi kultuuri ära võtnud, aga loodame, et siis sellel aastal seda ei juhtu ja üle hulga aja tuleks siis ka põllumeestel üks korralik, hea, tulukas aasta ja saadaks kvaliteetne hea saak. Mis te sooviksite siis veel põllumehele lõpetuseks? Mina soovin omalt poolt ikkagi mõistlikke ja tarku läbimõeldud otsuseid. Eesti, meil on kasutusel ütlus ikka, et tark ei torma. Ei tasu tihti peale tormata kohe esimese nii-öelda pilgu peale ja ka vaadata võib-olla natukene juba oma sügisest, sest siin koha peal küll ma nüüd lõhkan siia lõppu veel ka pommuudise, et ma tean Yara poole pealt sügisväetistega saab olema olukord väga keeruline. Meil tuli juba info ära, et tootmised on väga pikalt ära pukitud ja täis, et kogused ei pruugi saada neid, mis me oleme harjunud saada. Ja ei pruugi saada seda valikut, mis meil on saada, nii et me tõenäoliselt siin Mihkliga kindlasti koostöös, tavaliselt me mai-juunikuus hakkame seda nii-öelda uut hooaega tegema, siis see on see koht, kes vähegi planeerib endale asju, tasub olla pigem valvas. Ja mitte, see on väga värske info ja see on selline asi, mis mõjutab kindlasti otsuseid, nii et ei tasu kindlasti neid asju seekord nagu viimase hetke peale jätta. Aga kevadeks, kui öeldakse, et kalamehed ütlevad ikka, et kivikotti, siis ma ütlen, et kivikülvikusse, et kõik ikka õnnestuks. No nii, Mihkel, mis sina soovid? No mina soovin päikest ja vihma. See on ka vajalik. Ja õnne ka. Õnne igal juhul. Ja täname siis Mihkel ja Marek teid siin vestlusringis osalemast ja kõiki täname kuulamast. Baltic Agroga kohtute siis lähimal ajal, kui võimalik, tulge 24. aprill Tartusse maamessile. Anname täpsemalt veel teada, kus te siis saate meiega hommikusöögil koos olla ja siis minna sealt edasi messi väljapanekuid vaatama. Ja meie põllupäev sellel aastal on siis 5. juunil Vigalas Erki Plaamuse põldudel, need seal siis näeme kohe üle, kui õigesti kõik asjad siis on tehtud või mõni asi võib-olla ka mitte nii, aga usun, et
et Erkil on seal kõik väga okei, sest ta on juba aastaid ka meil viljelusvõistlusel osalenud ja väga ilusaid rekordtulemusi seal kasvatanud, nii et kindla peale minek tema põlde vaatama ja siis pärast kodus seda kõike järgi tegemast. Nii et aitäh kuulamast ja kõike head, ilusat hooaja algust. Põllupäevik.